I'll be here waiting on the other side. Don't look back, the road is long, the first days of the war gone. Take back the former throne and turn the tide. 'Cause if you never leave home, never let go, you'll never make it to the great unknown till you keep your eyes open, my love. So tell me you're strong, tell me you see. I need to hear it, can you promise me to keep your eyes open, my love. So show me your fire, show me your heart. You know I'll never let you fall apart. You keep your eyes open, my love. Keep your eyes, keep your eyes open. Nagu ka uuendatud klippidega introvideolt näha, siis olin uutel radadel, nimelt mudastel puuvilla irrigatsiooniradadel. Siin ma sõidan siis meie farmi kahe tammi vahel, vasakult on näha, kohe tuleb ka värav, ehk siis selline plaat, mis on vindiga üles tõstetav. Ja kaks tammi on siis eraldatud selle valliga, kus peal ma sõidan. Süsteem oli siis sellest, et ülevalt poolt voolu, ehk siis ülevalt mäge võeti esimesena vesi ära ja siis hiljem juhiti madalamatesse tammidesse ja rohkema vee korral siis rohkemad tammid täis. Aga maa oli siis juba üsna kuiv ja saime oma pooleli jäänud irrigatsiooni jätkata ning mõnedes kohtades märkasime ka, et on välja tulnud esimesed puuvillataimed sinistest seemnekestest. Ja siin veel kord üks pilt siis peakraavist vasakul, kus on näha siis, et vesi imendub sisse ja paremalt siis igast värava tagant siis 32 rea peale valliga eraldatud alale liigub vesi edasi. Kuna aga oli siis kevadine aeg, siis ikka veel olid ümberringi ähvardavad vihmapilved ja meie kohal samamoodi üsna pilvine. Siin me sõidamegi Pauliga tagasi mööda kilomeetrite pikkust põldude äärt. Päris uhke lugu on see, et näeb, kus kohas ümberringi vihma sajab ja kus mitte. Kui mäletate eelmise video algust, siis seal oli ka meie farmi ja stationi kaart. Meil siis 7 U-tähega farmi, Urandul 1-7 ja siin me sõidamegi siis mööda farmide põhjapoolset külge, põldude põhjapoolset külge tähendab. Ja kokku siis ongi sõita kõige viimaselt põllult koju kuskil 7-8 kilomeetrit. Uhke lugu on see, et aknast ei näe mitte sittagi välja. Siit peab välja vaatama. You have to look through here. Nüüd kohe on näha auto katusel ka see alumiiniumist kaigas, mis on üsna mitu meetrit pikk ning see oligi, selle otsas on siis näha üks mutterkuvi ja sellega siis tõmbasimegi need nii-öelda luugid lahti sellest sangast ja otsisime ka mudasest üles ja lükkasime kinni. Siin on siis näha jällegi sabaots, ehk siis on näha, kuidas vesi on välja voolanud. Jällegi ma filmin mingisugust crop dusting lennukit, kes oli maandus naaberpõldude juurde või kuskile. See väike jõgi, see tamm on siin see, mis kogub siis vett, peatab vee minekti sinna, kuhu ta looduslikult läheb ja suunab selle siis tammide süsteemi, mis on meie farmi jaoks loodud. Ja see tammide süsteem on nii mahukas, et seal olev vesi, seal olevat vett on sama palju kui Sydney sadamas, ehk siis see, kus see Sydney ooperimaja on, siis selle sadama lahe, nii-öelda lahesopi mahtuvus on sama suur kui siin see farmi tammides. Tegelikult see jõgi polegi kuigi suur, on niisugune väike nire seal põhjas, aga nii laiaks on ta kujunud kunstlikult siis tänu sellele, et seda on paisutatud siin, nagu näha, ja suunatud see vesi mujale.
see väike tamm siin väikse jõe peal ei ole midagi või see piireja. Aga jah, kui te sõidaksite siin meie viljapõldude vahel ja puuvillapõldude vahel, siis te näeksite, kui suuri tegusid teeb ühe väikse inimese või mõne väikse inimese käsi. Ilmselt ei ole kogu seda süsteemi kerge kokku panna minu erineval ajal tehtud videote, klippide ja eriaegse juttude najal. Kuid varsti oli see irrigatsiooni lõpp läbi ja olin taas kord Brisbane'i külje all. Siin siis seesama minu lemmik magamiskoht parklas selle sadama silla juures ja siin ma siis lihtsalt chillin ühel peale lõunal, vaatan neid ägedaid paate, mis seal taga on paistmas nagu vanad aurikud. Ja teen loomulikult endale lõunasööki, kohvi on juba valmis, raamat on lahti, lugemine on pooleli. Kui ma eksi, siis kohe näete, kuidas mul kausikeses keeb siin kuskus või siis on see äkki quinoa, aga nii see elu käis. Kuna ma olin ka antud vesirattaga siis vanakooli auriku moodi laeva paremini ka pildile saanud, siis jätan selle teile siia mõttemõlgutuse taustale. Et ilmselt tänu sellele, et ma tegin niimoodi oma priimusega süüa ja ostsin oma kuivaineid ja ei söönud väljas üldsegi nii palju kui mõni teine, siis ka tänu sellele õnnestus mul rohkem raha säilitada ja kindlasti soovitan kõigile teistele ka oma priimust ja oma toitu pigem teha, kui väljas süüa reisides, kui vähegi on raha kogumise eesmärki. Kaaslane mul siin hommikusöögil. Üldiselt on ta siin kandis suhteliselt tüütu, kuna hommikuti hüppab ta mul autoga poti peale ja kukub akent toksima, kuna akna küljes on surnud putukad. Aga võtan talle veidi küpsisepuru ja siis on ta ka rahul. Mul on seda kutti seal. Ja lihtsalt chillib. Chillin like a villain. Täna hommikul ärgates oli neid tüüpe rohkem kui tosin väljas. Küll ajasid teineteist taga. Üldiselt nad armastavad ennast päikse käes soojendada. Nagu see siin. Nagu näha, veetsin palju aega erinevates kohtades, kus oli ümberringi palju loomi. Aga nad kõik lasid jalga, kui liiga lähedale minna. Välja arvatud see kalkun või see lind. Temale meeldis küpsisepuru hästi. Aga nii ma siis seal mõned päevad olin, chillisin siin ja seal ja lõpuks ikkagi pidin ringi ka käima. Ja siin veel üks loom, kui keegi hästi näeb, siis siin keskel on üks päris suur ämblik, kes siin võrgus oli. See küngas, kus otsas praegu olen, on Mount Kuta mägi, mis on siis võib-olla üks kõrgemaid siin Brisbane'i ümbruses. Aga ja vaade on siit siis tervele linnale peaaegu, põhimõtteliselt kesklinnale, aga teisel pool mäge siis läheb üsna arvaks see vegetatsioon, aga üle mu vasaku õla ilmselt on näha üks pieni küngas, mis on täpselt sinna pool. See ei ole pooltki nii kõrge, kuid näeb ka Törtsu kesklinna, et siin on vähemalt puudest kõrgemine. Näeb midagi rohkem, aga ja siit näeb ka siis Gold Coasti selle kõrge maja otsast nähtud vulkaani otsused, kui ma ei eksi, mis on siis õiguni vulkaani jäägid ehk siis Mount Warning, mis paistab siit samast. Ilmselt selle jaoks on siia ka auk tehtud. Veidi on küll udune, aga siit on näha ja sinna ma üks päev rändama lähen. Umbes 9 kilomeetrit edasi tagasi sinna mäe tippu. Liblikaid on kole palju, kuna on siuke hiliskevadine aeg. Lisaks on siin Kuta mäe juures ümbruses ka üks kohvik. Suure maja kohvik ja kingipood. Just võib-olla jäätist ostaksin, kui ma juba ei oleks hea asja isu täis söönud täna ja ei ole enam jäätist.
ja ka restoran on päris tore. Praegu mingisugune eraüritus, nii sisse ei saa minna. Tundub väga mõnusa vaatega, mõnus koht. Siit läbi restoran. Vaid 10 kilomeetri Mount Kutost eemale veel Brisbane'ist vaid 10 kilomeetreid on sellised rahulikumad linnaosad, mis ei olegi justkui enam linnaosad, vaid tunduvad justkui külad. Rohkem rohelust ja vähem maju, suuremad hoobid. Ja on niisugune vägagi romantiline rikkamate elukoha moodi koht ja siin on üks tamm, kuhu juurde ma lihtsalt niisama sõitsin, et muud mul siin päeval teha pole väga. Ja tundub, et seda kasutab kohalik elanikkond seda siis parvetamise ja kanuutamise ja muude selliste sporditegevuste arendamiseks. Kui seda tunnet siin võrrelda, siis Brisbane'is igal pool seal kesklinnas ja ka väiksemates linnaosades ükskõik kus on siiski üsna ahistav tunne. Ma ei ela seal küll, aga jah, autos viibida, kodutuna viibida, et jätkuvalt need suurlinnad ei ole minu teema ja kui kuskil on kas meri või järv, siis asi muutub ilmekamaks ja siin muidugi äärelinn, kus on rohkem loodust ja veekogud ja nii edasi, et see on ikkagi muu teema. Siin on näha, siin saab inimene hingata. Ja siis sealt Mount Kuta otsast vaadet jälgides oli ka samuti näha, et Brisbane'i linna kohal oli näha tume udupine, mis ongi see kummi, rehvi, asfalti ja tööstuse ja mis iganes kogu see tolm, mis seal linnade kohal on. Et ikkagi siin on ikkagi teine asi. Siin on teine tera, aga autos elan ja üüri ei maksa, aga siiski lihtsalt ööbima sõita niimoodi 15–20 kilomeetrit iga öösel. See vist ei tasu enamikele inimestele ära, vaid ainult nendele, kes tõsiselt investeeringute ja selliste asjadele raha teenivad või siis suuremaid palkasid teenivad. Aga esimesest vahest siin käia on ju tore. Järgmises osas eksin džunglisse ära, kõnnin mingist uhkest majast mööda, näitan näpuga kaardi peale ja vaatan Brisbane'i sildi veel kord üle.